Üks inimene ka rääkis mulle, et vaimne inimene. Loo, et sõitis rongis ja rääkis ühe inimesega, sai ka nagu juttu, vaatas ka, et üks on nagu vaimne natukene. Või see inimene nägi, et see keegi istub seal, et mingi spiritualist ütles, et ma ei usu mitte midagi. Ei seda poliitikat, ei riigikorda, ei seda majanduse bluffi, kõike need arstirohutööstus, sõjatööstus, naftatööstus, keemiatööstus. Et kõigi taga on lihtsalt selline ahne inimese käsi, selline monopoliseerimine ja väike käpudes inimesi. Eks see on kõigile jõudnud kohale. See on nagu välja tulnud. Ja siis see inimene ütles ka, et okei, et sa rääkisid, millest sa ei usu, aga millest sa siis usud? Oli selline väike vaikus ja siis ta ütles, et jumalasse, aga ma ei tea midagi tast. Et inimesel on sisse kodeeritud, et kui tal ei ole viimases hädas ja kõik ära kukub ümber, siis ta lõpuks ütleb jumalat, kes, mis, kuidas iganes, et jumal aita või. Siis, kui sa oled laisk, siis sa võib-olla jäädki sentimentide peale, ootad ime, aga midagi ei ole teha, tuleb mõistuste loogikat ja järeldusi ja häid eeskujusi järgida. Et see on tegelikult teadus. Need õpetused on Jumal andnud läbi heade eeskujude, läbi vaimsete transcendentaalsete teadmiste. Et võimalik on saada siis see informatsioon kätte. Kaalutleda, proovida, mitte laiselda järgi. Ja vedades on ka, kõik on ju puust ja punaseks tehtud. Et kõik, kuidas mateeria toimub, vaim, elemendid. Eks energiat, inimene, Jumala laiendused, Jumala kehastused. Hing, füüsiline keha, peenkeha. Kõik asjad on lahti seletatud. Kui me ütleme, et me usume Jumalat, aga sellest jääb väheks kahjuks. Meil on vaja teadvustada Jumalat. Ehk see nagu öeldakse, et armastus, et ma armastan kõike. Armastus tähendab tegu, jah. Armastus peaks innustama meid, kui me ütleme sõna armastus, spontaanne armastus. Oma keha mõistust ja hinge kasutama nagu loomulikult kõigi ja kõige teenimiseks läbi tegude. See oleks ikka kõva tase, kui ma teadustaksin seda, et kõikide ilmingute, sündmuste, emotsioonide taga on see sama hea Jumal, algne allikas, emakese looduse hoolitsus. Ja siis, kui sa analüüsid veel edasi, mõtled, et elus kõige suuremad sammud oled teinud ikka ebamugavustsoonis. Või mingid jamad on, siis sa oled teinud nagu progressi. Elus just kõige rohkem oled arenenud. Aga siis see teine osa meis, see loomulik osa tahab olla õnnelik ja ta sai aru, et me ei saa aru siis, et selles maailmas, selles kahesuse maailmas, see õnn avaldub ka, ma ei tea, surmas, haigustes, halbades suhetes, et kuidas need sunnivad meid siis sellest kehalisest ja mõistuse samastamisest nagu hinge juurde astuma. Et ikkagi see piitsa präänik, kui ainult meiesugustele präänikud annad, kes me samastame ennast selle mõisega ja mateeriaga, siis me ainult degradeerume. Siis vaene loodus ja vaene Jumal armastusest, eks ju, nagu ma olen alati rääkinud, et on päikse ja kuu energia, kuu teeb pai ema energia, isal on rangus energia. Ja et igast siis sellisest raskest olukorrast, seisundist on alati väljapääs. Et sellist asja öeldakse, et Jumal annab täpselt nii palju, loodus annab täpselt nii palju, kui me suudame ära kanda. Nüüd on vaja teadmisi, häid eeskujusi jälle, eks ju, pühakirja, meditatsiooni, praktikat. Et siis nendes hõõrumistes, need liivapaberite kohtades siin maailmas, et näha selle taga siis hoopis suurt mõnusat võimalust astuda järgmine samm edasi, eks ju, kõrgemale. Mõni võib öelda ja ma ise olen ka tundnud, et mõned olukord on nad nii väljapääsmatud. Ja nad on väljapääsmatud, kui me tahame lahendada olukorda, et umbes, et tahame tuld ära kustutada, eks ju, siis viskame sinna sisse bensiini. Materiaalsete vahenditega lahendada materiaalset probleeme. See on üks variant, aga see nagu hingele ei tee midagi. Et kui sul on mingi, või mul on mingi raske probleem, siis ainuke varjupaik on, eks ju, antimateriaalne, vaimne, spirituaalne energia, Jumal, hing.
ja nagu nende asjade peale teadus viia. Kui me viime, aga üritame muudkui aga nagu tagajärgi või siis tulekahju kustutada, siis see on ka variant. Aga see on ajutine, sest põhjus on see, et me oleme ankara mõju all, see pilv, mis meid eraldab õnnest ja igavikust ja jumalast ja enese õndsusest, ongi see vale ego, mina, mulle, minu ekspluateerimine, jumala mängimine. Kaupmehed on väga vajalik klass inimesi, vaisad. Vedada ühiskonnas ka. Vaisade psüühika on selline, et on vaja asju ja toitu, et jätkuks, maaviljelejad ja kaupmehed. Ja need on väga vajalikud siis ühiskonna sotsiumi siis keha osad, öeldakse siis. Kõht on nagu vaisad. Käed on administraatorid, poliitikud, sõjamehed, kuningad. Pea on brahmanid, teadlased, filosoofid. Jalad on siis töölisklass. Neli sellist keha vajalikku osa, üks ei ole halvem ega parem, aga neil on erinevad funktsioonid. Ja kui siis vaisad või kaupmehed, nemad on nagu asjade peale, siis asjade filosoofia on selline, kui nemad valitsevad, nad ei tohi valitseda lihtsalt, selles on probleem, nad peavad kontrolli all olema. Nende psüühiline energia peab kontrolli all olema, sest neil ostan müün vahetan, et endale kasu saada. Ja neid peab kontrollima administraatorid, siis kuningad või siis kuningad ja neid kontrollisid siis brahmanid, vaimsed inimesed. Kõik oli ikkagi nagu oma hierarhias, eks ju. Aga kaupmeeste psüühika, ühiskonna psüühika, et inimene peab muutuma. Inimene pigem kuskil oli Londonis oli reklaam, et inimesed on nõrgad ja kadedad ja sina ei erine sellest, oli selline reklaam. Et see on nagu kaupmeeste ideaalne värk, et inimesed tahavad tarbida, nad ei taha ise muutuda, ise muutud järjest nõrgemaks, järjest rohkem sõltuvad arstirohtudest, alkoholist, narkootikumist, crap toidust, mõttetust meediast, madalatest filmidest ja nii edasi. Et oi, kokal väike äpardus. Nii, ja nii lihtne see ongi, eks ju. Loomulikult, kui mina oleks kaupmees, ma ei ole huvitatud, et ütlevad, kui ma olen mingi arsti rohu või mingi businessi mees ja inimesed on hästi tervislikud ja askeetlikud, eks ju, ja hästi, sellised, kuidas seda öelda, filosoofilised, sest omaga püüdmatud, kõik, mis kasu sellest on, eks ju. Et sellest, kaupmehel on see on minu pankrot, Et sellepärast inimkond on nõrgad ja et inimkond nõrgaks teha, selleks, nähakse kõvasti vaeva ja nad on õnnestunud, et see missioon on, kaupmeeste missioon on õnnestunud, sest kaupmehed valitsevad, eks ju. Maailma, mina, mulle, minu. Väike protsent, mis see protsent oli, see on 100% on ka arvutatud, et mingi hästi väike protsent inimesi, kellel on siis maailma see põhivara, eks ju. Nii, okei, see selleks. Ju siis me väärime seda, eks, et kuidas see vana sõna, et lollidelt tulebki raha ära võtta, eks, loll mass, eks, selline mollusk. Sööme ennast tuimaks, ülekaalulisteks, kui on halb tuju, paneme väikse lonksu, teeme mingi veinikultuuri, natuke teeb uimaseks, paneme vaatame mingit crappi, eks ju, veel tuimemaks, unusta seda reaalsust, kuna seda reaalsust me ei talu, see on liiga orja reaalsus. Ja kui me tahame midagi muuta, siis põhimõte on vedades väga lihtne, eks ju. Peab olema tugev individuaalsus, sa pead ise ennast muutma. Kui sa tahad enda ümber midagi muuta, nagu paremaks elu, ja sa ise ei taha muuta oma iseloomu läbi arukuse, läbi intellekti. See peab nii tugevaks saama, see arukus intellekt, et sa saad aru, mis vahenditega, mis tasemel sa oled, sa ennast saad tõsta. Jälle, kogu aeg parandada, eks ju, arendada ennast, eneseareng. Ja kui sa neid vahendid ei tea, seda materjali ei ole, seda informatsiooni ja veendumust ei ole, et kui ma tahan midagi muuta, et ma ise ennast pean muutma, siis on pekkis, siis ongi see, et oled surma-sünnid-tsüklis, karma-tsüklis, selles kehas, tolles kehas, vahet ei ole, sünnid-sured. Et süsteem on hästi lihtne, süsteem balalaika. Nõrgukeste planeet number 2. Ja siis kuskil seal Londonis oli üks hindude tempel, kas Narayana, Lakshmi Narayana tempel või siis tuttav rääkis, et seal ei ole kihvt, et lähed sisse, seal on selline nagu, mitte murti või nagu kuju. Ja see on nagu, kuidas see on nagu selline analoogia, et see kuju nagu ise ennast selle peitliga tahub mingid osasi, eks ju. Et arukus ongi see peitel, mis veedalik ühiskond ja või üldse, mitte ainult veedalik tänapäeval, siis paljud koolitajad kõik räägivad, et meil on vaja ennast muuta, et läbi arukuse. Ja siis meil on võimalus ennast läbi arukuse, läbi teadmiste, läbi heade eeskujude, läbi heade raamatute
töödelda, mis iganes, mõistes, kes me oleme, mis omadused meil on, et teha see järgmine samm edasi. Ja dharma on hästi lai mõiste sanskriti keeles, see on, võib öelda, et see on religioon, võib öelda, et see on nagu selline teatud reeglid ja seadused, mida inimene, kui ta järgib, siis võib saavutada stabiilsuse, sest meil on, eks ju, keha, silme all laguneb, kui sa, eks ju, kehalisi asju, õige toitumine, eks ju, õige hügieenia, õige liikumine, looduse kontakt, teatud osa seadusi, kui sa neid ei järgi, siis 100% garanteeritud, et tulevad jamad, eks ju. Siis dharma tähendab ka mingid etikett, moraal, viisakus, eks ju, käitumisnormid. Loomulikult. Ja siis hingelised asjad. Kuidas sa oled siis hing, kes on loodud, et kõike teenimas on tema loomulik ka dharma omadus. Kuidas armastus toimib, eks ju, et sa annad oma keha, mõtte ja hinge teiste ja kõige kõrgema teenimisse. Ja ühiskond loomulikult demokraatia või liberalistid lasevad järsku järjest rohkem nagu, et mis iganes eksisteerime koos, aga tehke, mis tahate, peaasi, et ta päris ei tapa nagu üksteist. Juba tapetakse nagunii, eks ju. Erinevatel levelitel, kas selle, ma ei tea, keemia, toit, eks ju, sojad, õhk, meedia, hirmud, uudised, nagu nii juba tapetakse meie peenkeha, füüsilist keha ka, nagu ma mainisin, läbi toitumise. Et nüüd arukuse jõuga või selle peitliga, kui inimene saab teadmised, siis ta peab lihtsalt järgima teatud ettekirjutusi, teatud seadusi, mis garanteerivad talle sisemise stabiilsuse, isegi kui ülejäänud väljas kõik laguneb. Tema psüühilise energia, tema sellise olemuse või südamesse, hinges sellise rahu. Eks ju, kõik muutub kogu aeg. Sa tead, et kui sa oled, ma ei tea, tere, palun, tänan, viisakas, sõbralik, siis sinu enda südametunnistus on puhtam ja kergem ja tänu sellele on sul lihtsam elada. Dharma tähendab siis jah, et teatud ports lihtsaid loodusseadust, mis on Jumal läbi pühakirjade andnud, mida head eeskujud meil on õpetanud, moraali, etiketi ja vaimsed ja füüsilised seadused. Ja kui neid nagu lastakse igal pool nõrgaks või räägite üldse hingeseadusest või siis ongi tulemas see, et inimesed teevad enesetappe ja kasutavad toksilisi aineid, narkootilisi aineid, iha, viha, kadedus ja kõik need asjad, see õitseb nagu. Konstruktori värk, et see veedates ka, et räägitakse, et inimesel on vaja 4 asja. Dharma, religioossus, vaimsed ettekirjutused, reeglid, sotsiaalsed reeglid, kultuur, eks ju, mingi süsteem. Siis on artha. On vaja mingit raha, eks ju. Kõigil on vaja raha, eks ju. Üür on vaja maksta, kuidagi osta riided, uued, süüa, eks ju. Siis on kaama vaja nagu seda õnne, seda rahuldust, eks ju. Hea sõpruskond, hea toit, hea muusika, natukene väike festival, väike party. Seda on ka vaja. Ja siis moksha. Moksha on nagu vabanemine üldse sellest kahesusest välja. Neid huvilisi on vähe materiaalses maailmas. Aga siis veedades ei ole huvitavalt räägib, et kõike seda 4 asja on vaja inimesele, et ühiskond toimiks. Ja öeldakse, et kui sul on vaja nagu rahuldust, siis kaamat. Siis proovi niimoodi, et sa raha ära ei kuluta. Muidu sa ostad nagu triibu, sul läheb nagu raha, sul on vaja kogu aeg, eks ju, kas on mingi vale harjumus, eks ju, sul on vaja kogu aeg raha, et kõik maksab, eks ju, narkootikumid ka. Ja siis seal tekib probleem, sul mitte ainult sõltuvus, sul on vaja kogu aeg raha peale, siis pead varastama ja ma ei tea, mis sa välja mõtled midagi. Mingid jamad, eks ju. Ja siis seda raha proovi teenida nii, et see dharma ei kannataks, et üldelulised põhiseadused, mis on Jumal andnud läbi pühakirjade, et fundamentaalsed seadused, et nendega mitte vastuollu minna. Ja kui sa kõike seda 3 asja järgid, eks ju, rahuldad nii ennast või oled elu rõõmu tunned nii, et sa sulli ei kuluta või võimalikult miinimum kulutad ja et sa sulli kulutad niimoodi, et sa ei lähe, või sulli teenid, eks ju, niimoodi, et sa ei lähe vastuollu, eks ju, seal headuse, armastuse, töökuse, õige töökuse ja oma annete nagu selle seadustele. Siis, kui sa seda kõike 3 teed nagu õiges balansis, siis sa saad vabanemise, siis sa progresseerud, siis hing progresseerub.
et noh, selline hierarhia nagu 4 asja hierarhia, sellepärast inimestel ongi niimoodi, et kui ta alguses hakkad koostööd tegema, lepivad mingid reeglid kokku, siis automaatselt tuleb tegelikult raha ja rahuldus, küllus ja elust rõõmu tundmine, eks ju. Aga point on selles, et tänapäeval on pandud eesmärk ainult kaama, ainult õnn või tähendab ainult naudingud ja raha. Ja siis see vabanemine, see dharma, see on nagu ära visatud, eks ju. Kui on ainult need asjad, siis olen garanteerinud ebastabiilsus, et olid tulnud ka seal mingid suured poliitikud kokku ja öelnud, et väga ebastabiilne kriisiseisund on, aga me ei tea, kuidas seda nagu ära lõpetada või et noh, et seal ei ole algust ega lõppu, üks kriis tuleb, teine ka vaadata, järgmine kriis, järgmine sõda, järgmine kriis, eks ju, majanduslik kriis, sõjakriis, mis iganes, kogu aeg on kriis. Sellepärast on ehitatud ainult kaama ja artha peale. Papp, küllus, asjad ja et me saaksime rahuldust. Aga teadmisi, fundamentaalsed reeglid, et loodus, emake loodus on elus, on jumalikud, kõrgete omaduste, omaguse püüdmatuse, headuse, kaastunde, kõik need kultiveerivad seadused. Kui me neid nagu ei järgi või see ei ole popp või see kuidagi on midagi, siis on noh, ma ei räägi seal üldse vabanemisest ja hingerahust, aga see on lihtsalt täielik kriis ja ainult hirmud, eks ju. Ainult hirmud ja siis depressioon, noh kuna sul on hirmud ja sa ei tea, mis teha, siis sa tunned, et sa oled üksik ja sa ei ole kaitstud ja siis tekib depressioon, eks ju, kuni enesetapuni välja. No Mahabharata on üldse üks suuremaid inimkonna mahukamaid ja võimsamaid teoseid. Kes teab, on tuttav natukene. Mahabharata autor Vyasadeva tõstis käed üles ja ütles, et see on Mahabharata nagu kokkuvõte, et ainuke, mis ma ütlen, on see, et järgige oma dharmat. Et ma hüüan seda täiel rinnal, aga keegi ei kuule mind. Kui sa dharmat järgid, Jumala ja loodusseadusi, siis ülejäänud tuleb automaatselt. Kaama tuleb rahuldus, tuleb raha, eks ju, hartha, eks ju, ja lõpuks tuleb vabanemine ka. Ja mis need siis, inimene üldiselt, eriti täiskasvanud inimene, ei saa öelda, et ta ei taha muuta ennast, aga suurem osa või suur protsent või üle poole, üle 50%, ta tegelikult kardab. Tegelikult ta ei viitsi, ei taha muutuda ja võib-olla sellepärast ka, et maailmas kogu aeg ütleme, tavalised ateistlikud materialistid ja poliitikud kogu aeg lubavad, eks ju, või teadlased ka. Aga kõik läheb nagu hullemaks, eks ju, looduse balans, inimesed, eks ju, depressioon, põlvkondade suhe, üldse mehe-naise suhe, kõik läheb nagu hullemaks. Ja inimesed, nagu rääkige jälle mingi muutus, eks ju. Et seda arukuse baasil vaimsete hingeomaduste muutmine vastavalt dharmale, Jumala poolt ette kirjutatud, et ühiskond toimib, eks ju, seadustele ja loodusseadustele, et see on nagu, kui me seda ei tee, nagu Vyasadeva ütleb, eks ju, et mind keegi ei kuula, ma ei saa sellest aru, siis seal on põhjus, on nagu, ütleme, jäävälises mõttes on, üks on siis nagu, need on sisemised selline tendents või sisemised sellised madala iseloomu avaldumised, mis hoiavad meid tagasi, iseennast muutma või viga iseendas nägema, on siis, eks ju, kadedus, kirg ja hirm. Kadedus, kadedus, et ma ei taha jagada ja kirg, et võimalikult rohkem võtta, rohkem kui ma isegi vajan, igaks juhuks, eks ju. Ja hirm, et äkki tuleb vaenlane, naaber, keegi tuleb, võtab ära, ma ei tea, maksuamet, et vahele ja mis iganes. Et 3 sellist asja, et kuna me ei tea loodusseadusi, me ei tea, me ei usu, et Jumal on kõike läbiv, et tema ülihing ja pühavaim, et ta näeb kõike, igat liigutused on karmaseadused. Siis meil on hirm kaadata, eks ju, rabad kirega kiiresti võimalikult palju, vahet ei ole, kas üle peade keegi kannatab, ei kannata ja siis veel, et kui sul midagi on, siis sa veel hoiad sellest 10 küünega, et isegi kui sa ei jõua seda ära kulutada, nagu see väike protsent siin on loetatud, ma olen statistikat lugenud, et vendadel on nagu nii palju, et isegi nende lapsed ei jõua 100 aasta jooksul ära kulutada, isegi kui nad iga päeva kulutaks, ma ei tea, palju seal, miljon või, et need numbrid ja need, mis nad nagu hoiavad nagu enda,
nad ei suuda seda enam hallata, see on see kadeduse tipptase, eks ju, esiteks nagu nii kaotavad, surevad ära, eks ju. Aga see dünastia värk, et me hoiame selles mõttes. Midagi teevad küll, ma ei saa öelda, et rikkad midagi ei tee. No midagi nad teevad ikka, show käib ikka, eks ju. Need vahendid ja nii väikse protsendi käes, kõik materiaalsed ja külluse vahendid, nendest piisaks, et kogu maailm oleks balansis ja ma mõtlen isegi materiaalses mõttes, toidu mõttes. Kõik see on kunstlik ja kõik on selle lihtsalt harma mitte järgimine, ettekirjutuste järgimine. Nagu kaupmehed on praegu võimul, eks ju. Nad ei ole kontrolli all, eks ju, nad ongi see hirm ja raba, eks ju, ekspluateeri. Vahet ei ole, see väike protsent üle on mass, vahet ei ole, mis saab, kas pärast mind tulgu veeuputus. Selline klassika. See on see inertsi värk, et nagu propelleri võtad välja, siis propeller jääb natuke edasi. Et samamoodi on meil ka, et me ei pea väga tõsiselt võtma oma neid veel kestvaid valikuvabadustest, valedest valikuvabadustest kunagi, mis me oleme kasutanud vales suunas. Ja et see inerts või see samskaara või vale harjumus, et ta veel natukene nagu, võib-olla ta on nõrgem, aga ta nagu annab ikka need oma märke. Et päris nii see vist kahjuks ei ole, et umbes, et ma otsustan hea ja tore ja igavene hing olla, armastada kõike Jumalat ja siis sellest hetkest kõik need eelmiste elude ja selle elu, mina, mulle, minu mantra, siis hankar, vale, ego asjad, et lõpetad oma töö. Et pahatihti peab lihtsalt seisma kõrvale vaatama nagu, et kehitame õlgu, eks ju, mitte ennast samastama, et kõrvalt vaatad oma neid mingid mõttevarjundeid või emotsionaalsed tundevarjundeid, mis tegelikult arukusega või hingega elame samasta, aga nad ikkagi veel külastavad. Ja üks tarkmees rääkis, et isegi seal Bhava tasemel, kui inimene on seal, kirjeldatakse erinevad astmed, arengu ja puhastuse astmed, hing endani jõuab ja jumalani, siis selle eelviimane aste on Bhava. Bhava on juba see, et sul on tegelikult juba, oled sina peal iseenda ja kõige kõrgemaga ja kõik on juba hästi, et põhimõtteliselt oled nagu vabanenud hing, aga pidid tulema ikkagi kas sellest või eelmistest eludest veel mingite vanade harjumuste varjundid, pildid, mõtted, nad ikka veel huvitavad, see propeller veel niimoodi käib, kuigi stepsist on väljas juba. Aga et ütleme Bhava või üldse ütleme, kes on Ruuchi, kes on maitse, kellel on maitse või usk on tugev, eks ju. Kellel juba stabiilselt on juba kõik heatahtlikud iseenda kontaktis, Jumala kontaktis, et nendel siis neid ka külastavad veel siis sellised madalamad eelmiste ja selle elu mõttevarjundite järelmõjud. Ja siis see pidi Bhava tasemel isegi, kui ta külastab, siis see vahe pidi olema see, et edasi jõudnud pühendunud ema lihtsalt vaatleb need, kuidas tulevad ja lähevad. Meie viga on see, et meil tuleb mingi madalam mingi vibratsioon või mõte või solvumine või kibestumine või iha või viha, siis me ei suuda nagu, ta ikkagi mingi hetk, ta võtab üle jälle korraks selle su teaduse nagu, et oled selle siis pärast, et niimoodi. Aga ju siis see progressi järgmine samm on ikkagi ka võimas samm on see, kui nad nagu tulevad, aga sa ei lase ennast nagu, see ei ole nagu sinu mõttevarjundid, kui sa tead, mis on nagu puhas mõte, omaga sa püüdnud tingimusteta armastuse varjund või selline kruuv või meeleolu. Ja nii, kui sul midagi sellega seoses ei ole, aga mõistus on aktiivne, kogu aeg viskab ette sulle, ma ei tea, minevikust, olevikust, tuleviku, ma ei tea, mingi unistuse, mis ei ole võib-olla transcendentaalsed. Aga siis sa ei lähe nagu, sa nagu vaatled, eks ju, so what, see ei ole mina. Lihtsalt see propeller keeb mingi minu kunagiste mingi jamade, mingi järelmõju, et see on hästi huvitav nagu filosoofiline faktor. Et kes teab need tõdesid, ta ei lähe nagu nii pöördesse või šokeeri või öeldakse, et võib tekkida vaimne depressioon, et umbes, et ma tahan hea inimene olla, ikka mingid vanad jamad ja kõik, kes inimene mõnikord lööb käega, tehke oma jumala asja edasi, ma panen vana rida jälle, tõmban ennast seaks jälle või vaatan mingi tuimaks ennast mõne netis või. Me võtame elu nagu iseenesest mõistetavalt, see on normaalne, eks ju. Kõik, mis meil on, me nagu, ütleme, et inimesel on kõik hästi, siis ega ta ei küsi ka, mis on elu mõte, eks. Kui tal kehaga on elama hästi, siis ta ei küsi tervise kohta, kõht on täis, ta ei küsi toidu kohta, pangaarvel on midagi, siis ta ei küsi vaene või rikas, kuidas kellegi läheb. Tal on nagu hästi, tal ei ole isegi, võib-olla tal ei ole huvi isegi. Ja see tendents on väga huvitav, see on ka üks sellise mahamaia materiaalse energia selline ka.
mõnusaid nippe, kuidas ta meid katab. Ja täna oli jälle duši all ja mõtlesin ka, et jõle pull värk, et see vesi tuleb ja duši all ma olen ka nagu arendanud seda, et emakese loodus erinevate stiihtide taga, energiate taga, elementide taga on ikkagi elus olend ja see on ikkagi puhas armulikkus. Sest sa saad aru dušile, et mina ei ole seda vett loonud, mina ei juhi seda, ometi see vesi tuleb ja teeb pai mulle, väike külmakarastus, eks ju, soe, mõnus pai. Ja me võime seda mängu mängida, et sina oled nagu jumalda, sa tingimusteta armastad mind. Ja sa kogu aeg annad mulle õhk, maa, tuli, vesi, eeter, maitsed, lõhnad, muusika, sõbrad, kõik erinevad aspektid, mida mina võtan iseenesest mõistetavalt ja mida mina ei ole loonud. Siis kui nahaalne, see materiaalne energia katab, me oleme nii väiksed, eks ju, ta on kattunud ja kui nahaalseks ja siis iseenesest mõistetavalt me oleme nagu muutunud selliseks, ma väärin seda, eks ju. Kõik peavad mind teenima elus olema, kõik peab minu soovide järgi minema, eks ju. Hing tahab olla õnnelik ja seda materiaalses maailmas üritab seda nagu teha. Ja see nahaalsuse protsent, iseenda puhul vaatad, et Jumal ju ka temal ei ole, ta on loodki selle materiaalse dimensiooni, et me saaksime teda unustada, eks ju, selle kogemuse. Ja temal ei ole, ta nagu ei nõua, ta isegi ei oota, ta loodab, et me muutume viisakaks. Et me hakkame aru saama, et kõik, mis meil on, 24/7, kõik, mis suudame hallata, mõelda, näha, kuulda, maitsta, kõik energiat, kõik tema annab kogu aeg, 24/7, kui tuleb see, sina annad mulle, ma nägin, et sina oled Jumal, eks ju. Ja kui kurb sul võib olla vaadata, et mina nagu, pesen ja elan ja kasutan seda ära, püüan seda ja sind ei pane tähele. Et looduse taga on, eks ju, elusolend, algne elusolend. Et kui kurb sul võib olla vaadata, me täna mängime seda mängu, et sa oled Jumal, eks ju. Et vend on nagu niivõrd, ära unustanud iseenda, siis sinu kui Jumala, eks ju, või meie kui Jumala. Ja kui nahaalne, see nahaalsuse aste, et kui see vaimne inimene puhastub, siis saab aru saama, et ta on lihtsalt nahaal olnud. Ebaviisakas nagla. Selles, reaalselt nagu. Ja siis sa hakkad aru saama nagu võib-olla kuskilt kaugelt niimoodi, et ema armastus, isa armastus, vaimsed õpetajad, eks ju. Õhk, loodus, puud, vesi. Kõik ma juba kirjeldasin seda ka enne. Et see kogu aeg tuleb, lubatakse mulle. Kui palju mul mälestustes ilusad looduse paiku, kus ma olen käinud ja pühasi paiku ja imelisi loengud, ma olen näinud väga imelisi vaimseid inimesi, nendega kontaktis on. Kõik see tuleb minu suunas. Mina, vana nagla, kes arvab loomulikult alateadlikult, et mina olen, kui maailm kõik toimib selle minu järgi. Et see ongi ehitatud selleks, et ma saaks nagu maailma kunn olla ja Jumal. Et sellepärast ma mõtleks, see on elementaarne, aga kurb on see, et ma kannatan tänu sellele. Nii kui sa hankara tööle läheb, nii tuleb pilv vahele. See maha maia, see materiaalse maailma pilv. Nii kui sa samastad keha ja mõistusega nende mööduvate materiaalsete igasuguste šaktidega, eks ju, seal kuulsus ja ilu ja rikkus ja isegi tarkus ja jõud. Ja nii kui sa nendega samastad, nii on kohe sinu ja Jumala vahel on pilv. Ja su oma nagu sinu teaduse ja hinge vahel ka nagu. Siis su teadus on lihtsalt selle ajutise pettumuste materiaalse energia nagu ari. Ja kirurgid jätkavad operatsiooni. Analüütiline, ütleme, et Giana jooga, arutluste filosoofiat, ei ole tarka juttu räägime, eks ju. Praktikasse veel ei ole suutnud lüpsta 100%, aga see on ka praktika, et kui sa räägid ja arutad, nagu innustad ennast ja teisi. Enamus inimesi, spirituaalse inimesi on piiri peal. See on niimoodi, et see ei ole nagu seal ega siin. Ma toon sulle Columbus Chrysostomus'e näite ka, et ta läks seda Ameerikat avastamast. Ta ei olnud enam indiaanlane veel, eks ju, aga ta ei olnud ka enam inglane, eks ju, seal vahepeal kuskil selline. Vaimsed inimesed ka, et meie tasemel olemegi sellised, et käsi välis vana inimene. Et me teeme nagu vaimsed asju, kas hirmust Jumala vastu, loodussaaduste vastu, austusest, või et see meetod teeb meid õnnelikuks, mina teen Jumalale nii, seda rituaali, siis Jumal teeb mulle nii, nagu business, kaupmehe värk. Aga selline nagu hea kaupmees, saab aru, et mingid loodusseadused tema ei ruuli, aga ta tahab mind nautida hästi, siis ta tahab head koostööd teha, nii et kõigil on hea, mul on hea. See ei ole veel puhas armastus, aga see on ka juba päris hea level.
ja see analüüs, eks ju, mis levelil sa oled, hakkabki sellest, et elu teeb kõigile, et aeg-ajalt tuleb mugavustsoonist välja minna, eks ju, ma ei tea, kooli ajast saati ei ole mingid eksamid, eks ju. Ei viitsi mingid eksamiteks õppida, väljas on kevad, eks ju, tahaks joosta. Et elu õpetab meile, et on siis sellised ebamugavustsoonid ja me väsime, kuna see on nagu kunstlik, mehaaniline, eks ju, teed mingid rituaale, askeesid, et olla, ma ei tea, puhastuda, et Jumal oleks rahul, aga endal on hambad nagu ristinaga. Umbes niimoodi, vaata äkki, kui ainult saaks, eks ju, või paljud ongi niimoodi, et saavutad mingi eesmärgi läbi askeesid, siis unustad Jumala ära, eks ju. Aitäh Jumal, et ma sain, mis ma tahtsin. Kasutavad nagu jumalad või murtisi või templit või jumalusi ja kõike seda materjali, meditatsiooni, et oma materiaalsed, peenemaid materiaalsed soove täita, eks ju, seal mingid müstilised omadused või sidhid, eks ju, nagu öeldakse. Ja see piiri peal, et me oleme nagu piiri peal, nagu ma seda kirjeldasin, ja siis see hetk, eks ju, siis kui tuleb spontaansus, see on nagu, et sealt läheb areng hästi kiireks ja see on nagu hingele loomulik seisund, aga seal hakkab nagu tegelikult paarti pihta. Et kui sa järsku märkad, et sa oma keha, mõtte, südama, kõik need emotsioonid, psüühiline energia, kõik saavad ekstaasi ja rõõmu ja õnne, kui nad saavad teisi ja kõige kõrgemat teenida. Ilma, et sind keegi märkaks, ilma, et keegi sulle midagi annaks, ilma, et sa midagi ootaks. Tuleb meelde üks Brahman ka seal Brihat Bhagavatamritas, eks ju, üks lugu ka, kus Brahman niimoodi tegi seal kõiki rituaale nii ja naa ja pärast rituaale ütles Jumal, et kõik, mis ma sellest rituaalist hüve sain, ma annan sulle tagasi, et sul läks hästi kõik. Et ta ei olnud isegi kõik need asju tegi, ta ei olnud isegi huvitatud, et ma teen neid asju, siis ma saan nagu vaja. Et ma annan selle kõik sulle, et sul läks hästi, Jumal kõik. Selline level. Võt sealt hakkab see moksa vabanemine pihta, et siis me oleme nagu piiri peal, mateeria, vaim, mateeria. Aga siis sealt järsku märkad, et see ei väsige ära ja see ei olegi askees. Sa viidki oma söömise, magamise, kõik viid miinimumi, et võimalikult palju, nagu minu õpetas Ülle Prabhupada ütles ka, et on ikka raiskamine see magamine, eks ju, ta ei üldse tahaks magada, mis siis, et ta magas ainult paar tundi, eks ju. Aga ikkagi ütles, et ta ei läinud nagu magama, et ta läks küll, et see on Jumala tempel, et pärast paremini teine tuleb magada, aga ta ise mõtles, et või siis teine suur pühenduna Arjuna, see oli, Arjuna on teine kaalukategooria, eks Jumala igavene kaaslane, aga Jumal, kui ta kehastus siia 5000 aastat tagasi, Arjuna samamoodi ka sai aru, et oli seal Gurukulas, õppis seal sõjameheks ja kõiki vaimset tarkusi ja sõjamehe värki, eks ju, Ashramis Maharaji juures, või seal oma vaimse õpetaja juures. Ja siis Bhishma juures vist, Bhishma või Drona, ma ei tea, ma ei mäleta enam, eks ju. 2 õpetajat seal oli, eks ju. Ja siis nad sai aru, et wow, et ma saan öösel ka harjutada. Pole mõtet aega raisata. Sellepärast oligi nii kõva hing, et ta öösel, sellest magata öösel ka tegi kõik asju edasi pühendanud teenimist või siis õppis oma sõjakunste või vaimsed asju. Et mõttes see on aja raiskamine. Meie ei saa kunstlikult seda järgi teha, eks ma läheks hulluks, kui ma ei maga ennast välja. Aga lihtsalt näited sellised. Need head piiriületust, küll tuleb see päev, kus me spontaanselt hakkame rõõmu saama hoopis sellest, et teistel on hästi ja Jumal on rahul. Mitte niivõrd keskendunud minu mõtted, minu vaimne elu, minu keha, minu soovid, minu unistused, minu loobutused. See on kõik normaalne, meil on oma maitse, Jumal on loongi selle mitmekesisuse, ma olen sellest palju rääkinud. Aga see, et selle rakendad suure rõõmuga ja kogu aeg nagu vaatad nagu, et teistel oleks hea, et Jumal oleks rahul. Ise unustad enda ära põhimõtteliselt. Ma tahaks oma iseloomu paremaks, et juba tean, mis asjad mulle meelde enda puhul. Ja paljud on ka räägivad, et proovivad oma iseloomu muuta, proovid ikka mingi vanad jamad tulevad välja. Et ühtepidi on see normaalne, et inimestel on paradigmad, väärtuse hinnangud, eks ju, mingi eluvaatus, mingi filosoofia, et kui seda saaks hästi kiiresti muuta lihtsalt, siis oleks suur kaos. Siis kõik täna nii ühega suhtled, homme naa, eks ju, see stabiilsus, selline sinu iseloomu paradigmade stabiilsus on nagu, on okei. Sest see on sinu, kuidas sa elad, eks ju, mis siin, mõni võib öelda, et vale või õige, whatever, mina kuidagi püüan iga päev elada 24/7 ja olen ehitanud oma elu selle peale ja põhimõtteliselt on nagu nii sügaval meil need väärtuse hinnangud, eks ju.
või elufilosoofia, mis on õige, mis on vale, eks ju, kultuur, jah. Et aga samal ajal, kui teda on raske muuta, samal ajal ta on selline peenike värk, ta nagu nii sügaval meil alateadvuses. Ja kui sa seal need paradigmas ei muuda, siis tegelikult kui ma tahan midagi suurt muuta enda elus ja nii, ja kui ma seal ei tee nagu muutusi, siis tavaliselt kõik jälle, kukub jälle kokku. Korraks on hurraa entusiasm, ühe päeva entusiasm, ühe aasta entusiasm, siis vajub kõik ära nagu. Et väärtushinnangud, tõehinnangud, loodusseadustest arusaamised, kõik need sügavad sellised põhifilosoofilised asjad, mõtlesid, kes sa oled, mis on elu point, headus, armastus, iha, viha, kadedus, kuidas see süsteem käib. Kui seal nagu sellest teoorias aru saad, siis sa saad aru, et kui sa kuulad nagu innustavad elusolendid, kes on nagu armastust täis, siis on need paradigmad, need sügaval peene tasemel, tegelikult nad ei ole nagu, nad on sügaval, neid on ühtepidi raske muuta, aga teistpidi, kui sa saad läbi innustuse, läbi hea eeskuju, tegelikult neid on võimalik muuta. Et see ei ole niimoodi, et see on võimatu muuta. Sinu elu põhimõtted. Et me peame sellest aru saama, et kui me elame nii, nagu oleme praegu hetkel selles situatsioonis, on asjad nii, nagu on, aga me ei ole rahul. Üks ja sama mingi värk ja hing ei ole rahul, hingel on tühi, siis järelikult on mingid väärtushinnangud, sinu mingi paradigmat tuleb seal muuta. Võib-olla see võtab kaua aega, see tutvumine elu teiste vaatevinklitega, ütleme, et mõnikord kui öeldakse, et teed ühte asja ei õnnestu, proovi vaatevinklit muuta, proovi niimoodi, äkki õnnestub. Kui nii ka ei õnnestu, proovi veel nii, et ära anna alla nagu selline paradigmade pull.